Ukraina kutsus, Euroopa vastas hämmastaval viisil. Madalmaad, Saksamaa, Belgia ja Ühendkuningriik ühendasid jõud, et teha Ukraina heaks midagi hämmastavat. President Zelenski sai just peaaegu kõik, mida ta palus. Ja veelgi enam, sest Euroopa on andnud Ukrainale täpselt selle, mida neil on vaja, et viia sõda Venemaale. Nüüd on järgmine samm lihtne. Ukraina, mine ja tee Venemaale ära. Viimane Rammsteini kohtumine on nüüd möödas ja Ukraina tuli sealt välja suurema võitjana kui peaaegu kõigil eelmistel kordadel. Kui palju suurem võit see oli? Ukraina lahkus kohtumiselt uue abipakettide seeriaga, mille koguväärtus on umbes $4 miljardit. Tegu ei ole lihtsalt ebamääraste lubadustega. See raha tuleb just selliste relvade näol, mida Ukraina oma sõjas Venemaa vastu vajab, ja seda on kinnitanud ei keegi muu kui Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov. Kohtumise järgsel briefingul ütles Fedorov, et Ukraina liitlased on näinud, et neil on nüüd avanenud võimaluste aken. Ja ta selgitas, mida osa uuest abist endaga kaasa toob. Täna kuulutati tõenäoliselt välja üks suurimaid abipakette Pearl-programmi raames, mille kogumaht on $1 miljard. Täna avalikustati ka kaugmaa suurtükiväe pakett, mis tähendab, et tegemist on kaugmaa süsteemidega, mis suudavad tabada üle 30 kilomeetri kaugusele, teatas Fedorov. Selle avalduse juures on oluline see, et tegu on tõenäoliselt ühe Pearl-programmi suurima abipaketiga. Pearl tähendab prioriteetsete Ukraina nõuete nimekirja ning see on Ameerika Ühendriikide loodud programm, mis võimaldab Ukraina teistel partneritel osta USA's valmistatud relvi, mis toimetatakse otse Ukrainasse. Vahepealne vahendaja, kelle kaudu relvad jõuavad ühte riiki enne lõppsihtkohta toimetamist, jäetakse välja. Selle asemel näitab Ukraina, mida ta vajab ning abi kasutatakse nende relvade ostmiseks, mis saadetakse otse Ukrainasse. Pearl on juba juhtinud suuri abisaadetisi. 2025 aasta lõpuks olid NATO liikmed ja partnerid lubanud Pearlile üle $4 miljardi, ehkki need lubadused kogunesid mitme kuu jooksul. Ning eeldati, et 2026 aastal ja hiljem voolab programmi veelgi rohkem raha. Nüüd näeme, et see juhtubki. Veel $1 miljard Pearlile tähendab palju lääne relvi, mida Ukraina vajab oma enda kodumaise drooni- ja relvatööstuse arendamiseks. Kuid Pearl ei ole kogu lugu, kaugeltki mitte. Mainisime video sissejuhatuses 4 riiki. Kõik 4 suurendavad abi ja muud toetust, mille eesmärk on muuta Ukraina tugevamaks kui kunagi varem. Alustame Belgiast. Üks suurimaid uudiseid, mis Rammsteini formaadist välja tuli, oli see, et Belgia annab lõpuks osa F-16 hävitajatest, mida ta lubas Ukrainale juba aastaid tagasi. 7 neist jõuavad peagi Ukraina territooriumile, neist 3 on lahinguvalmis ja kohe kasutatavad. Ülejäänud 4 on lennukid, mida Ukraina saab kasutada varuosadeks, et hooldada ülejäänud F-16 lennukiparki. See on märkimisväärne edasiminek võrreldes Belgia varasema lubadusega anda üle vaid 4 lahinguks mittevalmis F-16 lennukit, teatab RBC Ukraina. Ja see on ka märk sellest, et Belgia saab viivitustest lõpuks üle, mis on varem sundinud neid tarnetega viivitama. Nii Belgia kui ka Norra on hoidnud tagasi Ukrainale lubatud 36 F-16 lennuki üleandmisega. Kusjuures Belgia põhjuseks on see, et nad ootavad enne edasiliikumist USA'st F-35 lennukite tarnet. Norra F-16 lennukid asuvad Belgia rajatises, kus nad ootavad remonti, mis on samuti viivitusi põhjustanud, teatab RBC Ukraina. Seega on see, et Belgia on selle lubaduse andnud Ukraina jaoks väga suur asi. See tähendab, et vabandused ja viivitused pannakse lõpuks kõrvale ning Ukraina õhuvägi saab lõpuks tugevamaks lennukitega, mis paljud arvates oleksid pidanud juba aastaid Ukraina taevast kaitsma ja Venemaad hävitama. Järgmisena Suurbritannia. Nüüd ei saa Suurbritanniat süüdistada selles, et oleks viivitanud või hoidnud tagasi oma toetust Ukrainale. See on järjepidevalt olnud üks Ukraina kõige tulihingelisemaid toetajaid, olles juba sõlminud koostöölepingut droonide tootmiseks. Samuti on Suurbritannia püüdnud asuda etteotsa, et juhtida soovijate koalitsiooni, mis kavatseb pakkuda Ukrainale julgeolekugarantiisid ja tõenäoliselt ka sõjalist kohalolekut pärast sõja lõppu. Nii et Rammsteinis keskendus Ühendkuningriik rohkem sellele, et teha Venemaale olukord veelgi hullemaks ja Ukrainale paremaks, tarnides veelgi rohkem abi. Mida tähendab rohkem? 100 raketid ja 1000 droonid, kõik makstud Venemaa varadest saadud tuludega, mis hoitakse Ühendkuningriigis. RBC Ukraina teatab, et Ühendkuningriik lubas Ukrainale 852 miljoni naela suurust abipaketti. See hõlmab rahastust 150 000 Ukrainas toodetud drooni jaoks ning 350 raketti Ukraina õhutõrjesüsteemidele. Jätkates õhukaitsega annab Ühendkuningriik Ukrainale ka kaasaegsemaid radareid, et aidata Ukrainal tuvastada lähenevaid ohte, mida saab hävitada rakettide ja tõrjedroonide abil. See, mida me siin näeme, on selle tugevdamine, mis on kujunenud üheks tugevamaks liiduks kogu Euroopas. Ühendkuningriik on taas Ukrainat toetanud, isegi kui ta tegeleb omaenda segadustega. Endise kaitseministri John Healey tagasiastumisega, kui Ühendkuningriigis süvenevad vaidlused kaitsekulutuste üle ning peaminister Sir Keir Starmeri tagasiastumisega.
Ukraina hindab seda abi. Samuti ollakse tänulikud täiendava õhutõrjetoetuse eest, eriti kuna Ühendkuningriigi pakutav abi sobib suurepäraselt kokku Saksamaa lubadustega, mis anti Rammsteini kohtumisel. Oma panuse osana on Saksamaa lubanud $400 miljonit Ukraina õhutõrje laskemoona ostmiseks ning veel $200 miljonit PAK-3 püüdurakettide ostmiseks. Mõlemad tarned jõuavad Ukrainasse Pearl-programmi kaudu, teatab Key Post. See tähendab, et Saksamaa kasutab Pearl-programmi juba 4. korda alates selle loomisest ning tõsiasi, et ostetakse Patriot-rakette, on Ukraina jaoks väga oluline. Need on just sellist tüüpi raketid, mida Ukraina vajab Vene tiibrakettide ja ballistiliste rakettide vastu võitlemiseks, kuid viimastel kuudel on neid Ukrainas nappinud. Saksa kaitseminister Boris Pistorius tutvustas ka teisi Saksamaa pakkumisi, sealhulgas neid, mida tehakse väljaspool Pearl-programmi. Õhutõrje jääb meie jõupingutuste keskmesse. Oleme andnud Ukrainale veel ühe Iris-T süsteemi. Hiljuti oleme kiirendanud ka juhitavate Iris-T, SLS ja SLM rakettide tarnet. Lisaks anname oma varudest 3-kohalise arvu õhk-rakette. On hea põhjus, miks nii Ühendkuningriik kui ka Saksamaa on oma sõjalise abiga keskendunud õhutõrjele. Ukrainal on hädasti vaja rohkem rakette ja kaasaegseid süsteeme. Zelenski ise avaldab, et ta tegi selle NATO peasekretär Mark Ruttele väga selgelt teatavaks oma avakõnes Rammsteini formaadis. Eile tõstatasin Markile 2 kiireloomulist küsimust. Esimene on õhutõrjesüsteemide arv, teine on suurtükimürsud. Praegu pole kumbagi piisavalt. Mõlemat on hädasti vaja, teatas Zelenski. Ta julgustas Euroopa riigijuhte tegema veelgi rohkem, mitte ainult Ukraina kaitsmiseks, vaid ka Euroopa kollektiivse julgeoleku tagamiseks Venemaa ohu vastu. Ja numbrid toetavad Zelenskid. Harkivi Guara meedia andmetel tulistas Venemaa mais Ukraina pihta 8150 drooni ja 211 raketti, tappes selle käigus 274 tsiviilisikut ja vigastades veel 1763 inimest. See on Venemaa strateegia. Sooritada sõjakuritegusid, et hirmutada Ukraina rahvast nii, et nad tahaksid alla anda. Kuid nii traagilised, kui need arvud ka poleks, peitub tõeline uudis tõrje edukuses. Ukraina õhutõrje suutis hävitada umbes 90% Venemaa poolt välja lastud droonidest ning Ukraina enda tõrjedroonid mängisid selles tõenäoliselt väga suurt rolli. See protsent võib alati paraneda, kuid praegu ei ole see Ukraina jaoks prioriteet. Ukraina prioriteet on hoopis Venemaa raketioht. 211 raketist, mille Venemaa mais välja tulistas, suutis Ukraina peatada vaid 55%. See arv langeb ballistiliste rakettide puhul märkimisväärselt. Neist suutis Ukraina peatada vaid 17% Venemaa poolt välja tulistatutest. Siin tulevadki mängu rohkem Patriot-rakette ja muud kaasaegsed õhutõrjesüsteemid. Ukrainal on mõlemad hädasti vaja ning Saksamaa ja Ühendkuningriik on just lubanud neid süsteeme juurde anda. Ukraina jaoks tähendab see veel mõnda kuud, mil nad suudavad oma rakettide tõrje määra tõsta. Sellel on selge mõju. Vähem tsiviilohvreid, aga ka moraalitõus ja Venemaa võime Ukraina tagalat kahjustada väheneb. Vähem kahju tagalas tähendab rohkem ründejõudu rindele. Ja kui rääkida rünnakust, siis siin tuleb mängu Holland. Siiani on enamik sellest, mida oleme käsitlenud, keskendunud Euroopa riikidele, kes annavad Ukrainale seda, mida ta vajab, et end Venemaa rünnakute eest kaitsta. Oluline jah, kuid on olemas see võimaluste aken, millest Fjodorov rääkis, kuna Ukraina kogub hoogu Venemaa vastu. Hollandi jaoks oli Rammsteini kohtumine võimalus tugevdada Ukraina ründevõimet, eriti kui rääkida Venemaale kahju tekitamisest okupeeritud aladel ja Venemaa enda territooriumil. Mida see tähendab? Varsti avaldame kõik. Kõigepealt tuletame meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui te pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg korraks pausile panna, vajutada nuppu ja seejärel videoga jätkata. Hollandi jaoks oli rünnak esmatähtis. RBC Ukraina teatab, et Holland annab muuhulgas Ukrainale oma abipaketi raames 700 tiibraketti. See toob meid ilmselge küsimuseni. Kust need raketid siis tulevad? Lõppude lõpuks ei ole Hollandil ju tohutud tiibrakettide varu, mida ta saaks Ukrainale üle anda, tagades samal ajal omaenda territooriumi kaitstuse. Mõned raketid on tal muidugi olemas. Näiteks 2025 aasta aprillis teatas Holland, et valmistab kulutama umbes $2 miljardit 175 Tomahawki tiibraketi ostmiseks. Need ei lähe Ukrainasse. USA peaks selleks loa andma ning sellest ei piisa kaugeltki, et jõuda 700 raketi piirini, millest RBC Ukraina räägib. Aga just siin tulebki mängu Hollandi annetuse geniaalsus. Holland ei anna Ukrainale 700 tiibraketti oma enda varudest. Selle asemel rahastab 700 ruuteri raketi tootmist. Tõenäoliselt ehitatakse need raketid tegelikult Destinesi tootmisettevõttes, mis asub Hollandi territooriumil, mis tähendab, et Ukraina ei pea muretsema selle pärast, et Venemaa leiab ja hävitab Ukraina tootmisrajatised. Selle asemel kulutab Holland raha, mis on vajalik 700 ruuteri raketi ehitamiseks ja saadab need kõik Ukrainasse. Milliseid ruuteri rakette Ukraina saab, ei ole kinnitatud.
Neid rakette on 3 plokki, kusjuures Router Block 1 on aluseks ülejäänud 2. See konkreetne versioon suudab lennata umbes 300 kilomeetrit, kandes 150 kilogrammist laengut, mis sobib ideaalselt Ukraina keskmaa rünnakute kampaaniaks, millega on alates maist Vene logistikat täielikult hävitatud. Euroopa poliitika-analüüsi keskus lisab, et Router Block 2 suurendab ulatust 800 kilomeetrini ja laengut kuni 250 kilogrammini. Mis puudutab Block 3, siis see suudab lennata 2000 kilomeetrit ja toimetada samuti 250 kilogrammise laengu. Sellest piisab, et tabada Moskvat ja kaugemalgi. Ja rakett tabab piisavalt tugevalt, et põhjustada märkimisväärset kahju sellistele nafta- ja sõjalistele rajatistele, mis hoiavad Vene sõjamasina töös. Router on Euroopa vastus tiibrakettide tootmise probleemile, mis on kestnud juba aastaid. Tõsiasi, et Holland annab Ukrainale 700 sellist tiibraketti, tähendab, et nad võtavad Fjodorovi kommentaare võimaluste akna kohta väga tõsiselt. Ukraina põhjustab juba suuri kahjustusi Vene tagalas, kasutades droone ja omaenda droonraketi hübriide. Kui sellele võrrandile lisada sadu võimsaid kesk- ja kaugmaa tiibrakette, siis saab Venemaa oma ukse ees veel valusamalt pihta. Just ajal, mil Ukraina teised partnerid tugevdavad Ukraina kaitset samasuguste relvade vastu. 4 Ukraina liitlast kasutasid juuni keskpaiga Rammsteini kohtumist, et edastada sõnum. Me anname Ukrainale seda, mida ta tahab ja vajab. Nüüd on Ukraina ülesanne panna Venemaa maksma selle eest, mida ta on viimase enam kui 4 aasta jooksul teinud. Fjodorov ise tõi selle välja, märkides, et abi, mis nendest 4 riigist Ukrainasse jõuab, aitab Ukrainat oluliselt tema praeguste 3 peamise prioriteedi täitmisel. Need on meie ballistiliste rakettide vastane programm ja õhutõrjeprogramm. Teine prioriteet on kaugmaa suurtükivägi. 3. on meie droonid. Ukrainas valmistatud droonid, mis aitavad meil täna vaenlast peatada, viia läbi keskmaa rünnakuid ja tabada sihtmärke vaenlase territooriumil, kinnitab Fjodorov. Ballistiliste rakettide vastased ja õhutõrjesüsteemid on kaetud, samuti keskmaa rünnakud ja võime tabada sihtmärke Venemaa sees. Eeldusel, et Ukraina saab Router Block 3 raketid. Küsi ja sulle antakse, Ukraina. Ja siin on, mida see kõik tähendab sõja tuleviku jaoks. Selle suure sõjalise abipaketi väljakuulutamine on hästi ajastatud, sest see on ideaalne vastus sammudele, mida Venemaa on astunud, eriti õhurindel. Liiga märgib, et Venemaa on suurendanud droonide tootmist ja moderniseerinud osa oma rakette, et muuta oma õhurünnakud Ukrainale veelgi ohtlikumaks. Tõepoolest, oleme selle kohta viimastel kuudel tõendeid näinud. 2. juunil teatas ajaleht Moscow Times, et Venemaa lennukitoodang kasvas aprillis aastaga enam kui 2-kordseks, ulatades 117% võrreldes 2025 aasta tasemega ja ületades kaugelt keskmise aastase kasvumäära, mis oli 68%. See ei tähenda, et Venemaa ehitaks nüüd äkitselt sadu hävituslennukeid aastas, sellest ollakse kaugel. See tootmismahu kasv tuleneb peaaegu täielikult ründedroonide valmistamisest, mida kasutatakse Ukraina ründamiseks. Mis puudutab rakette, siis 13. juunil teatas Liiga, et Venemaa moderniseerib oma Iskander ja KH-101 rakette ning Kaab-pomme, püüdes parandada nende lennuulatust, suurendada vastupidavust õhutõrjele ning lihtsalt suurendada tootmismahtu. Selle avalikustanud sõjaväeametnik kolonel Aleksander Zaruba on relvade ja varustuse katsetamise ja sertifitseerimise riikliku uurimisinstituudi juhtivteadur, teatab Liiga. Seega tema teab, mida Venemaa üritab teha. Ukrainal on vaja sellele droonide tootmise kasvule ja suurenenud raketiohule vastu astuda. Tänu Ukrainale lubatud õhutõrjele ja Ukraina enda tööle tõrjedroonidega on selle ohuga silmitsi seismine nüüd võimalikuks saanud. Ukraina suudab rohkem kinni püüda seda, mida Venemaa saadab, ja see saab olla ainult hea, eriti kui Vene droonid ja raketid põhjustavad iga kuu sadu, kui mitte tuhandeid tsiviilohvreid. Kaitse seisukohalt on see sõjaline abi Ukrainale tohutuks toeks. Kuid siis on veel see võimaluste aken, millest Fjodorov rääkis. Ta ei olnud ainus, kes kasutas seda väljendit viimatisel Rammsteini kohtumisel. Rutte kasutas seda samuti, märkides, et kohtumine andis Ukrainale ja tema liitlastele võimaluse liikuda tarnetele keskendunud faasi enne olulist NATO tippkohtumist Ankaras. Võimaluste aken. Ma arvan, et see on täna peamine teema, ütles Rutte, lisades, et Ukraina prioriteetidele keskenduv abi aitab suurendada survet Venemaale ja sunnib neid läbirääkimiste laua taha istuma ning lõpuks alustama tõsiseid arutelusid selle kohutava sõja lõpetamiseks. Jutt uuest faasist sõjalise abi tarnimisel ei ole tühi loba. See peegeldab seda, mida Ukraina, Rutte ja paljud Euroopas praegu lahinguväljal näevad. Ukraina on tõusuteel ja Venemaa pingutab, et saavutada midagi sarnast sellele, mida ta on viimase 4 aasta jooksul saavutanud, hoolimata sellest, et käimas on kevad- ja suverünnak, mis peaks lõpetama niinimetatud sõjalise erioperatsiooni. Tegelikkus kohapeal on see, et Venemaa sõjavägi on palju suurema surve all, kui ta on olnud pikka aega. Ukraina on strateegiliselt ja targalt vasturünnakule läinud, vabastades alates 2026 aasta algusest Venemaa käest üle 600 ruutkilomeetri oma territooriumist.
See ei ole olukord, kus Ukraina vabastab midagi ja Venemaa haarab samal ajal mujalt palju rohkem. Sõjauuringute instituut ehk ISW ütleb, et nii aprillis kui mais suutis Ukraina tagasi võtta rohkem territooriumi, kui Venemaa suutis endale haarata. Nii et Ukraina on territooriumi arvestuses plussis, samal ajal kui Venemaa on surutud kaitsesse. Kui tahad rääkida võimaluste aknast, siis see pööre on tohutu. See näitab Ukraina liitlastele, et suurem toetus viib vältimatult suurema tõenäosuseni, et Venemaa kapituleerub. Selle pöörde üks suur põhjus on keskmaa raketirünnakute kampaania, mida hollandlaste valmistatud ruuteri raketid aitavad Ukrainal veelgi tõhustada. ISW ütles oma 20. juuni hinnangus Ukraina sõjale, et Ukraina ei näita selles vallas aeglustumise märke. Kuna ta ründab süstemaatiliselt sildu, mis ühendavad Hersoni oblasti Krimmiga, isoleerides seeläbi poolsaare, mida Putin hindab katkestades selle logistilise toe. Atlantic Council jõuab samale järeldusele, märkides, et teed Venemaa poolt okupeeritud Lõuna-Ukraina piirkondades on muutunud keelutsoonideks keskmaa rünnakute tõttu. See kampaania õõnestab ka Venemaa katseid rünnakuid rindel alustada, mistõttu näeme Putini käsilaste poolt nii vähest edu. Seda koos Ukraina poolt vabastatud aladega. Kui lisada siia veel rünnakud Venemaa energiataristu vastu, saame geniaalse Ukraina strateegia, mis nõrgestab Venemaad igal sammul ja on põhjustanud olukorra pöördumise Ukraina kasuks, vähemalt 2026 aasta hiliskevadel. Venemaa surub suvel tugevamalt peale. Me hakkasime seda nägema mai lõpus, kui Voice of Ukraine teatas, et Venemaa oli suurendanud mehhaniseeritud rünnakute arvu kogu rindel. Aga surve, mille Ukraina on juba loonud, tasub end ära ning suurem toetus praegu tähendab, et seda survet saab hoida ja samal ajal võimaldada Ukrainal end kaitsta Venemaa õhurünnakute eest. Seetõttu oli 2026 aasta juuni Rammsteini formaat Ukrainale nii oluline. See ei seisne ainult annetatud rahas, vaid selles, mida see raha esindab. Ukraina partnerite konkreetne tunnustus, et nad näevad muutust toimumas ja usuvad, et Ukraina suudab veelgi rohkem saavutada. Tugev toetus praegu, kui Venemaa lahinguvõime on languses ja Ukraina oma on üle 4 aasta kestnud sõja jooksul harva nähtud tasemel, on ülioluline. Ukraina peab säilitama hoogu. Ja tänu 4 Euroopa riigile sai Ukraina just selle, mida tal on vaja, et Venemaale korralikult vastu anda. See ongi täpselt see, mida Ukraina on juba mõnda aega teinud ja see, mida me nägime Moskvas 18. juunil, on selle täiuslik näide. Hoidke mütsist kinni, sest ühe Moskva naftatöötamistehase kütusemahuti kork ei püsinud peal ja vaadake meie videot, kus me näitame plahvatusi, mis raputasid Venemaa pealinna ja põhjustasid ulatuslikke tulekahjusid. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et ei jääks ilma meie järgmistest videotest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!